Need noored on siis noored, kes ei õpi ega tööta või ei osale siis koolitustel, hariduses üldisemalt. Miks nad siis on siis selles staatuses, et põhjuseid võib olla erinevaid, võivad olla vaimse tervise põhjused, võivad olla, et on üldiselt süsteemist kuidagi kõrvale jäänud, et neid põhjuseid võib olla väga palju. Sageli noored ei jõua just sinna, kuhu nad peaksid jõudma, et saada tuge sellepärast, et kas on siis varasemalt kokkupuuted võib-olla ametkondadega olnud noorele mitte sobivad või on tõepoolest siis olnud erinevad puudujäägid selles, et nad ei tea, kuskohast infot saada ja tõepoolest võib-olla ka vaimse tervisega seotud põhjused võivad olla, et nad lihtsalt ei oska kuskilt küsida abi, tuge. Pikaajalise NEET-olukorraga võivad kaasneda siis riskikäitumine ja vaimse tervise probleemide süvenemine ja mida kauem siis noor on nii-öelda väljas sellest süsteemist, seda raskem on teda jälle haridusse tagasi tuua. Mobiilne noorsootöö jõuab NEET-noorteni just sellepärast, et see toimub nende enda keskkonnas ja nende enda tingimustel ja see teeb noore jaoks selle sammu juba lihtsamaks, et noorsootöötaja läheb nende juurde. Usaldus tekib aja jooksul ja kui noorsootöötaja on aus, ei survesta, ei anna hinnanguid, siis on võimalik ikkagi see usaldus luua ja kõige olulisem on ka, et ikkagi neid noore piire tuleb austada. Ja siis hakkab tasapisi see usaldus kujunema. Järjepidevus tähendab seda, et noorsootöötaja on regulaarselt kohal. Ka siis, kui noor ei ole valmis suhtlema, sest see esimene kontakt ei pruugi tulla kohe, vaid kui noor näeb, et noorsootöötaja on olemas, siis mingil hetkel võib-olla on ta valmis just astuma selle sammu ja ütlema kas või tere, et luua see esimene kontakt. Esimene väike samm noore jaoks võib olla väga lihtne, selline tavaline väike vestlus, et see ei pea kohe olema selline süvaanalüüs, vaid piisab ka tõesti selliseks vestluseks, milleks noor ise on nagu valmis. Et vabatahtlik vestlus, tõepoolest tere, kuidas läheb ja nii edasi. Suunamine teiste teenuste juurde toimub ikkagi koostöös noorega ja arvestades tema valmisolekut. Noorsootöötaja siis aitabki selgitada neid võimalusi koostöös teiste spetsialistidega, mis siis just seda noort kõige paremal viisil nagu toetab. Ja siin võib-olla ongi see koht, kus siis mobiilne noorsootöö ongi selline lüli noore ja süsteemi vahel. No edu siis NEET-noorte toetamisel on ikkagi väga väikesed sammud, aga kindlasti üks oluline asi on usaldusliku suhteteke, siis noor ikkagi võib-olla aktiivselt osaleb mingites tegevustes. Ja võib-olla ikkagi, mis on selline väga kohe mõõdetav tulemus, on see, kui ta ikkagi jätkab oma õpinguid või siis leiab mingi tegevuse, mis teda toetab uuesti siis nii-öelda haridussüsteemi tulema. Õppimiskohustusliku ea tõstmine tähendab seda, et noored peavad olema siis kauem haridussüsteemis ja kõik ei ole selleks valmis ja võib-olla siis mobiilne noorsootöötaja
aitabki siis märgata juba nagu varakult, et kuidas toetada neid noori, et nad ei katkestaks uuesti oma seda haridusteed, et see võib-olla on see koht, kus mobiilne noorsootöötaja saab abiks olla, et see ennetav tegevus.